tere kogudus. Järgnev teema on, kui Jumal kõneleb läbi looduse. Alguseks loen teile kirjakoha raamatus Psalmid, peatükk 19, Psalmid 2-3. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaatus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Jumal on täiuslik ning geniaalne looja. Ta on mõttega loonud ning disaininud sellise keskkonna, mida me suudame tajuda ning kogeda väga sügaval tasandil, mis on isegi kohati seletamatu. Ta on teinud kombinatsioone oma loomingust, mis lihtsalt panevad mõtlema, et see ei saa olla lihtsalt juhuslik kaos, et kuidagi suvaliselt langevad sellised väga tähenduslikud looduslikud kombinatsioonid kokku. Mõned stsenaariumid on lausa nii erilised hetked looduses, mida me kanname endaga kaaslaselu lõpuni. Näiteks ilus päikseloojang mere kohal, kuuvalgus keset ööd lagedatel põldudel, tähed selges öös või augustikuud tähtede sajud, meeletud mäestikud, vaikne või tormine meri, metsad tuule vaiksel päikselisel päeval. See nimekiri võib minna väga pikaks, sest igaühel on mingi kindel kombinatsioon, mis lihtsalt kustutab kõik igapäeva mured ning laseb olla hetkes. Annab võimaluse Jumalale ligi tulla oma mõtetes ning samuti ka Jumalale vastata. Minu jaoks isiklikult on 2 erilist looduse kombinatsiooni, mis kõnetab mind kõige rohkem, mis paneb mind tundma Jumala eest erilist aukartust ja tänu ning lisaks tuletab meelde, et ta peab oma lubadusi. Esimene kombinatsioon on tähtede vaatamine öösel, kui on selge taevas. Ma kasvasin maal üles, kus polnud palju linnavalgust, mis segaks tähtede nägemist öösel ning selle tõttu ma nägin suhteliselt tihti tähti. Minu absoluutlemmikud ööd olid need, kui kuud polnud taevas segamas oma valgusega, ainult tähed olid näha. Sest siis nägi eriti hästi tähtede pilvi ja ma olin vaadanud niimoodi taevas suvistel põldudel kui ka lumehangedes ning mõelnud Jumala peale. Tähtede vaatamisega meenuvad mulle mõtetesse alati Jumala lubadused ja tõotused ning et ta märkab kõike, isegi kõige väiksemad meie seast. Teine kombinatsioon on tuulevaikne meri poolpilves päeval. Niimoodi, et päike kohati paistab ning mängib pilvede vahel oma valgusega. Mulle meeldib selline kombinatsioon, sest siis saan mõnusalt ja rahulikult kuulata vete liikumist, tunnetada seda massiivi, mille piire mu silm ei näe. Tajun eriliselt sellist suurust ning ma austan merd, sest ma tean, mis võib juhtuda, kui tekib torm mere kohal. Jõud, millest inimene jagu ei saa, nii rahustav ja tasane teatud hetkedel, aga samas kui tugev ja võimas ja hoomamatu, tekitab minust nii väikese tunde ning samas valdab ka head tüüpi aukartust, mis ei ole hirmust juhitud, vaid tuleb austusest Jumala vastu. Kindlasti on igal ühel mingi looduse kombinatsioon, mis lihtsalt kõnetab täiesti teistmoodi kui lemmiklaul või lemmikpiiblisalm. Ja minu väljakutseks on, et võimaluse korral mine sellisesse paika ning ole avatud Jumala kõnetusele. Praegusel ajal on see eriti teretulnud, sest see tegevus ei ole hetkel piiratud. Et kui selline võimalus on olemas, siis kasutada seda maksimaalselt ära. Ja ma palvetan meie eest. Imeline looja, ma tänan sind selle ilu eest, mida me saame näha ning kogeda, kui me oleme looduses. Palvetan, et see oleks üks sildadest, kuidas meie saaksime sinu juurde tulla alandlikkusest tänus, tuues oma kiitust ja ülistust sinuni. Amen.